Ka see maja, see hoone on nüüd praktiliselt 3. Algas asi tuletõrjest. Tuletõrjeseltsid on vana ka mõistike aegne idee, sellepärast, et puithooned sagedasti põlesid, oli vaja tule kustutamist organiseerida ja siis tekkisidki need niisugused pritsikuurid ja pärast ka lausa seltsid Eesti Vabariigi ajal olid need väga tähtsad. Muide, president Konstantin Päts on isegi oma talus korraldanud tuletõrjeseltsi aastapäeva Kloostrimetsas Tallinnas. Selle tuletõrje peeti väga oluliseks. Ja alguses olid nad toetatud mõistike poolt muidugi, sest et mõisad ka ju põlesid. Ja mõistikud tundsid huvi, et oleks selle tuletõrje edeneks, osteti neid pritse ja nii edasi ja siis nimetati neid vabatahtlikuks tule edasi-tagasi tõrjumiseks ja kuidagi need nimetused on ka väga vahvad. Ja tuletõrjeseltsid tekkisid, ühesõnaga juba siis selle sajandi lõpus. Ma vaatasin omal märkmed siin ka, mul on selle kohta, selle ambla kohta siis siin täpsemalt, et siin oli üks niisugune pastor, kellest ma loodan seda hauda ka pärast näidata ja rääkida lähemalt. Selline pastor, kes kaua aega tegutses siin amblas ja oli selline edumeelne ja tema idee oli siis ka see, kuna ta asutas meeskoori, siis oli vaja meeskooril kuskil käia, harjutada ja laulda ja esineda ja nii edasi. See on siis üks kultuurisündmustest, üks väga oluline märk selle meeskoori. Meeskoor ise koosnes muide Ümbruskonna kihelkonna kooli õpetajatest meestest. Ja see koor käis siis, see oli 1 meest ja nad käisid siis esimesel laulupeal ka esinemas. Ja see Aleksander Leopold Paulsen oli siis see, kes õpetas neile nooti, kirjutas ise käsitsi noodid ja õpetas mehed kõik noodist laulma. Ja selle kohta mul on isegi laululehti sellest ajast veel järgi. Ja nüüd siis tunnetan meelde, see Paulsen elas 1830 kuni 1876, sellel sajandil siis. Ja 1889. aastal asutati siis amblas tuletõrjeühing. Tuletõrjeühingu eestvõtja oli siis Teodor Kossov, kes hiljem siis oli ka siin oluline kultuuritegelane, vene nimega Teodor Kossov. Ja olgu siis märgitud, et kui siis see selts asutati kõigepealt 1885, siis kinkis selle seltsi esimees oli parun Wrangel, kes oli Käravete mõisa omanik. Parun Wrangel kinkis siis jälle lipu seltsile ja parunite toetused ja 1882 valmis siis esimene pritsikuur. Ja see pritsikuur oli just otse siin vastas. Ütleme, ma ei oska ju ütelda, võib-olla arheoloogid suudavad ära märkida, kus see täpselt oli, aga teiselt poolt seda teed, see on nüüd veel osa sellest vanast teest ka, vana tee läheb siit poolt küljest. Et võib-olla isegi jääb see koht siia selle uue tee alla ja see pritsikuur põles, kui ta 1882 sai valmis, siis 1900 põles. Pritsikuur oli puust. Vaat, edasi-tagasi pritsijad ja tõrjujad. Ja siis ehitati 1903 uus, samasse kohta. Ja see võib olla see koht, võib selle uue tee all olla või sealt bussiputka kohal. Aga enam-vähem siis siin selle otse vastas. Eks siis tekkis mulje, et see ei ole hea koht nähtavasti. Ja otsustati siis kohe uus. Ta oligi nii, et 4. oktoobril jälle tal siis ehitati siis jälle see uus, mis põles ära, 4. oktoobril põles ära ja kohe 12. oktoobril istus see seltskond, selts kõik kokku ja otsustasid kohe ehitada uue.
ja mitte mingil juhul selle vana koha peale ja siis ehitatigi selle koha peale siia. Kui te vaatate neid aknaid, vaadake need kuuriaknad, pritsikuuri aknad on kõik sellest ajast. Vaadake, missugused aknad, mis siis tehtud. Pritsikuuri aknad, need on ilmselt kaitseks tehtud, aga pritsikuur oli, siit pääses siis sisse pritside juurde sisse käigud. Ja selles see maja ehitati siis valmis ja siis selle avati 1900, nüüd hiljem oli veel üks tulekahi, mustlased pidasid siin, mustlasparunid, siin kadis oli väga palju mustlaslaagrid, peatusid siin. Osa ikkagi oli suvelaagris lausa siin Ambla alevi keskel lausa ja mustlasparun pidas siin oma suurt sünnipäeva ja pärast pidustused olid hästi ägedad ja pärast seda see parun suri veel ära, tema matused olid väga uhked ja selle pidustuste järele kuskil, mis oli oma nädalapäevad kestsid, läks see maja põlema ja see juhtus nüüd juba hilisajal, see oli 1996. aastal. Ei, 1982 oli, aga siis ehitati uuesti. Ühesõnaga need tornid, mis siin üleval, need põlesid kõik ära. Siia majale ehitati selle tööde käigus siis seal teine korrus kõik peale, seal oli see suur saal, kes viitsib käia trepist üles võib vaadata. Saali sealpoolses otsas oli siis lava, kus me käisime esinemas ja mis on huvitav, et sellest tulekahjust, Ambla Pritsimaa tulekahjust oli tehtud lava eesriie, värviline eesriie. See tõmmati alati siis ette ja võeti maha, kui rahvas esines siin. Ja see, mina arvan, et see on vist alles, ta oli küsimus, et mis sellega teha, et see on niisugune reliikvia ja minu meelest ta peaks olema Järvamaa muuseumis praegust, kui ta ei ole kuskil, igatahes küsimus oli muuseumisse panna, et see peaks olema alles, et see minu teada ei põlenud ära, aga muidu ülevalt osa siis läks põlema, see puuosa ja nii, et need tornid, need on hiljem ehitatud tornid siia peale, selline hoone, teise pool otsas on raamatukogu, sealt uksest minna ja siin on noorte seltskond ja siis vanasti siis käidi siin neid pidusid pidamas, ta ikka kujunes suureks rahvamajaks. Mina käisin veel siin nõukogude ajal vaikselt, siis peod olid pärast kino, olid tantsupeod ja tantsupoisid olid põhiliselt Aegviidu kandi need sõjaväelased, paljud ohvitserid tulid siia tantsima, siis sai nendega tantsitud sinna. Ja kooli suured peod, koolilapsed käisid ka siin esinemas. Noh, siis olid veel, ma mäletan veel mingit jõulude aega ja midagi taolisest. Mina läksin 43. aastal kooli Saksa sõja ajal. Ja siis siin, kui siin nüüd see kolmas maja siis ehitati, siis oli siin isegi mingi aja, lühikese aja oli venekeelne kool sees ja see venekeelne kool ühendati Raka külast kooliga, kui ma haridusteemast räägin, siis mainin seda Raka küla, mis siin ümbruskonnas oli üks kõige tähtsam küla, peaks ütlema. See kool ühendati ja läks ta siis eestikeelseks. Ja nüüd, kui selle mustlaste põlemise järele taastati ja avati, siis Jaak Allik käis avamas seda maja. Ja see oli 1996. aastal ja see oli siis 21. juunil. Nii et jälle südasuvel, ilusal jaanieelsel ajal Jaak Allik avas selle siis uuesti. Ja siin oli ka, siin peaks olema vist arsti vastuvõtt ka praegu mingi punkt, midagi siin toimub veel. Vaat see niisugune asi selle tähtsa majaga, vahepeal oli ta üsna vaikne ja välja surnud peaaegu